See, mida ma täna siin plaanisin rääkida, mida tegelikult Riina ka päris ammu palus, on sellisest seeriast nagu Sam Soleini Jumala koda. Ja see on nüüd üks selline vahelõik sellest kõigest, mida võiks rääkida enne seda ja pärast seda, et ma katsun teha selle lõigu, mis ma täna siin räägin, natukene haarata võib-olla sellest, mis on olnud ja sellest, mis veel sellele järgneb. Aga põhimõtteliselt räägib see siis sellest pattu langemise järgsest identiteedi muutusest. Et kuidas enne, kui Aadam langes pattu, nägi ta Jumalat isa ja varustajana ja kõige vajamineva allikana. Aga koheselt pärast seda, kui ta pattu langes, nagu aju oleks välja vahetatud. Järsku ta näeb ennast, et ta peab iseenda eest hoolitsema, et ta on paljas, ta peab iseennast varustama, et see muutus on nii kiire ja nii drastiline, et kui sa hakkad sellesse oma peas süvenema, siis see on isegi kohutav. Isegi nüüd veel, eks ole, aastatuhandeid hiljem, kui sa süvened sellesse üleöö toimunud muutusesse, siis see võib täiesti nagu kohutada sind ennast. See on, kus sa mõtled, et sa täna lähed magama ühtemoodi, öösel juhtub midagi ja sa ärkad hommikul üles ja sa näed kogu maailma täiesti teistes värvides. Et sa ei tunne seda reaalsust ära, kõik on täiesti teistmoodi. Ja vot Aadam sellise metamorfoosi nagu üle elas ja see, mis enne võis nimetada selleks pojakultuuriks ühenduses isaga, sellest üleöö saab orvukultuur. Ja üldse, et mis on see kultuuri mõiste, siis kõige primitiivsemalt öeldes on see igasugune inimtegevus ja selle tulemus. Inimene selle varal, mida ta näeb ja aru saab, tegutseb ja sellel on oma tulem. Nüüd Aadam enne pattu langemist, tal ei olnud mingi küsimus, eks ole, et kes ta on, vaid ta oli vaim lähtunud vaimust. Et see, et ta oli vaim riietatud ihusse, see ihu ei defineerinud tema olemust, vaid tema olemust defineeris vaim, mis lähtus isast. Ja vaimul on täiesti teistsugused vajadused kui isast lahus oleval ihul. Et vaim ei vaja hädapärast kaitset ja varustust, sest ta toitub otse Jumalast. Ja sellepärast, eks ole, Jeesus kõrbes olles vastas saatanale, et inimene ei ela ükspäinis leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Saatan katsus rõhuda ihulikele vajadustele ja need jäävad, aga vaim, kes identifitseerib ennast vaimuna, millest tema päriselt toitub, on tema vaim inimene, temas olev vaim inimene, kes toitub Jumalast. Ja tegelikult see, mida Jeesus seal kõrbes olles saatanale ütles, ta tsiteerib 5. Moosese 8:3, kus Jumal ju ütleb juba Iisraeli rahvale, et inimene ei ela ükspäinis leivast. Et me võime seda ka kiirelt korraks vaadata. Kes esimesena leiab, see võib jällegi lugeda. Ma nägin, et Hillar hakkas hooga pihta, hakkas otsima. 5. Moose. Ja. Ma siis loen. 5. Moose 8:3. See ütleb seda, et tema alandas sind ja laskis sind nälgida ja ta söötis sind mannaga, mida ei tundnud sina ega su vanemad, et teha sulle teatavaks, et inimene ei ela üksnes leivast, vaid inimene elab kõigest, mis lähtub issanda suust. Ja, just. Ja nüüd, kui inimene elab kõigest, mis lähtub Jumala suust, siis see väide on tõene ainult juhul, kui inimene ei ole lihtsalt liha ja veri. Ja kui inimene näeb ennast ainult liha ja verena, siis ta näeb ainult liha ja vere vajadusi. See tähendab ennast kaitsta
katta ja varuda. Ja selles mõtteviisis inimene võib jätkata ka siis, kui ta on tegelikult usklik. Sellest me ka eelmine kord natuke rääkisime seoses selle evangeelse üritusega, et see evangeelium, mida jagati, on selline orvule meelepärane pääsemise evangeelium, et ära muretse, see kõik siin saab läbi ja isa armastab sind, ta hoolitseb sinu eest, et sa pääsed siin, eks ole, ja orv, kes tuleb siis isa ligi, lootes, et nüüd ometi on mul keegi suur ja tugev, on ju, kes meid kaitseb ja kes meid varustab. Ta võib selles orvu mõtteviisis ka jätkata usklikuna, juhul kui teda ei kasvatata üles poja kultuuri sisse, sest Matteuse 6:31 ja 32 teeb ju väga selge vahe sisse, mida taotlevad paganad ja mis on isapoegade fookus. Nii, kes tahab seda ette lugeda? Matteuse 6:31 ja 32. Ma võin lugeda. Ärge siis hakake muretsema, öeldes, mis me sööme või mis me joome või millega me riietume, sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate. Just. Ta teeb selge vahe sisse, et söömine, joomine, riietumine, selle eest muretsemine, see on langenud Aadama mure. See oli tema asjade fookus. See ei tähenda, et me ei peaks hoolitsema, eks ole, nende asjade eest, aga see ei ole, mida me taotleme. Taotleme on mingisugune asi, mis läheb, tead sa, sul nagu kõige ees, on see juhtiv vajadus. Et Jeesus ütleb, et need sööme, joome, riietume, seda taotlevad paganad, aga teie isa teab, et te seda kõike vajate. Ja siis on küsimus, eks ole, et kui isa teab, mida siis meie taotleme, ta ütleb, teie aga otsige esiti Jumala riiki ja tema õigsust. Et Jumala lapsed on midagi enamat kui need paganate taodeldava tarbijad. Nüüd Eefeslastele 1:15-19, siis Paulus kirjeldab täpsemalt seda, mis on see meie fookus. Kui Matteuses ta ütles Jumala riiki ja tema õigsust, siis mis ütleb meile Eefeslastele 1:15-19? Ma loen ise. Seepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust issandasse Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu, ei lakka tänamast teie eest, teid oma palvetes meenutades, et meie issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse isa teile annaks tarkuse ja ilmutuse vaimu tema äratundmisel. Valgustaks teie südame, silmi, et te teaksite, milline on lootus tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõumõjul. Et siin on ridamisi asju, mida Paulus palub, et need, kes ei muretse nüüd enam selle eest, mida süüa, millega riietuda, mis see nende fookus siin selles elus on. Ilmutus, nii-öelda lühidalt kokkuvõttes. Ja nii nagu eelmine kord sai öeldud, ma ütlesin ka, et mul ei ole nii väga nagu probleemi sellega, et kuidas inimene siia Jumala riiki tuleb, et Hillar ütles ka, et Jumal ju päästab ja täiesti absurdsete lausekatkendite najal inimesed tulevad usule ja sisenevadki Jumala riiki täiesti nagu X variantides on ju. Aga probleem on selles, kui nad koguduses jäävadki sellesse orvu olekusse, kus isa on kauge ja ei olda kindlad, et mis on see isa tahtlus meie suhtes ja need palved ka jäävadki selliseks, mis jätkavad seda orvu tunnistamist, et ainult varustuse ja kaitse taotlemine. Et ei otsita võib-olla rohkem seda, et esindada isa, ilmutades isa loodule, vaid värisetakse ikkagi, et mida süüa, millega riietuda
ja mis see kolmas oli? No põhiliselt kaitse ja varustus. Ja vot kultuur nagu alati võidutseb teoloogia üle, et ükskõik kui hea su teooria on, siis see, mida sa teed, toob esile selle tulemuse, eks ole. Ja sama on ka orvukultuur alati võidutseb poja teoloogia üle, et meil võivad olla sellised sõnades täiesti õiged arusaamised poja teoloogiast, aga see, mida me teeme ja see, mis on selle tegevuse tulemus, näitab seda, et meil on ainult võib-olla teoloogia, aga kultuur on orvu oma jätkuvalt. Ja miks siis orb varub? Sest et tal ei ole kunagi piisavalt. Orb on alla kirjutanud vaatepunktile, et ma saan loota ainult iseendale ja ma oman ainult neid asju, mida ma kontrollin. Ja orb muutub üsna osavaks nende kahe samba ülesehitamisel, manipuleerides inimesi enda ümber ja kui võimalik, siis ka Jumalat. Ma hakkan Jumalalt paluma vot seda, mis siis, et sul nagu juhtimine tuleb ainult puudusest või ainult sellest, et mida süüa ja millega riietuda. Inspireerib sind sinu palvetes, mitte see, et isa, kuidas ma peegeldan sinu olemust selles maailmas. Et püüe ka manipuleerida Jumalat. Ja seda orvu mõtteviisi võib kanda kes tahes, et see ei tähenda, kas ta istub saalis või seisab kantslis või vastupidi, kes tahes, et see positsioon ei määra seda. See võib istuda igaühe sees. Ja mida Sam-Solein nagu kõnetab, on see, et see teooria poja seisusest et see on hakanud levima. Inimesed juba nagu tegelikult see õpetus pojast ja pojaks olemisest on täiesti juba levimas kogudustes. Aga nüüd on selline küsimus, et kas orbu on võimalik õpetada isa armastama? Et mida teab orb sellest, kes isa tegelikult on? Kui ta ei ole, vot see on, miks me nagu rõhutame, et sul peab olema kogemus Jumalaga. Sa pead olema kogenud tema olemust selleks, et sa saaksid üldse hakata tunnetama, et mida sul isa suhtes on oodata. Et lihtsalt dresseerida inimest õigesti vastama, see ei anna sisulist tulemust, sest orvu positsioon on näha igaühte kui ohtu tema eksistentsile või siis võimalust ennast paremini varustada, sest see on see maailm, kus orb elab. Ja kui me ei erista neid kahte, mis on see päris poja seisus ja orvu arusaamine poja seisusest, siis me võime lõputult seda orbu õpetada, et õpi ära, isa on hea. Kas Jumal on hea? Ja Jumal on hea. Laulame ka, Jumal on hea kogu aeg, on ju. Aga kas ta päriselt ka on kogenud isa headust, kas ta laseb ennast isa suhtes lõdvaks, kas ta laseb need kaitsed maha? Vot see on see küsimus. Nii et see orb tuleb kõigepealt ümber seadistada, aga sa ei saa orbu lihtsalt teda dresseerides õigeid vastuseid andma. Sa ei saa teda lihtsalt niimoodi ümber seadistada. Ja midagi on meelte uuendamisel ka selle asjaga tegu, aga orvule on kõigepealt vaja pakkuda teine vaatepunkt, mingi teine alternatiiv. Ja see ei ole lihtsalt mõne kirjakoha tsiteerimises, vaid see on orvu kindlustuste maha lammutamine, millest räägib meile 2 Korintlastele 10, 4-6. Kas keegi tahab lugeda? Lugeda. Ja, loe. Meie võitlusrelvad ei ole ju lihalikud, vaid need on Jumalas vägevat kindlust
maha lõhkumiseks. Me kummutame targutused ja purustame iga kõrkuse, mis tõstab end Jumala tunnetuse vastu. Ja me võtame vangi Kristuse sõna kuulmisse kõik mõtted ja oleme valmis nuhtlema iga sõna kuulmatust, kui teie sõnakuulelikkus on saanud täielikuks. Amen. Et mida me näeme siin? Mida ta räägib kindlustustena? Ta ütleb kindlustuste mahalõhkumine ja sealt edasi ta hakkab rääkima, mis on need kindlustused. Esiteks targutused, kõrkus, sõnakuulmatus. Targutus, kõrkus, sõnakuulmatus. Need ei ole mingid teemonite nimed, vaid need pesitsevad inimese arusaamises. Kindlustuste süsteem on orvumeeltes ja see on nagu tõsine kõigepealt lammutamise ja siis ülesehitamise töö. Ja kui seda ei tehta, siis võib juhtuda, et orvud räägivad isast, luues temast ettekujutuse, millel ei ole reaalsusega ega sellega, milline isa tegelikult on, mitte mingisugust pistmist. Ega ka sellega, et mis on isa suhte eesmärk inimesega. Ja me võime võrrelda siis erinevaid teoloogiaid või teooriaid ja õpetusi, öeldes, et üks on õigem ja teine on täpsem ja kolmas on vale. Aga kui see kõik on orb õpetab orbu, siis ta kõik jääb sellele samale tasandile. Ja samamoodi ka, et sa saad seda pilti isast edasi anda, mida sa ise omad, mitte seda teoloogiat, mida sa ise oled omandanud. Sest vastasel juhul sellel puudub vägi ja see ei veena kedagi. Et kas sa siis räägid, et isa on hea või isa on koristav, mõlemad on nagu võrdselt hambutud, sest nad ei paku seda päris lahendust. Nüüd orb on see, kes siis põlgab igasugust distsipliini ja see on pigem midagi, mille all orb peab katsuma kuidagi ellu jääda. Ja see sama puudutab ka arusaama isa varustusest. Orb ei ole kindel, et isa tahab talle midagi head anda. Ja võib-olla varustus on üks asi, aga näiteks, mis on noorte puhul, et ega ta sulle ikkagi head abikaasat ei anna, et kui sa ikkagi, et see asi tuleb sul endal ise ära lahendada. Ja vot need ise ära lahendamised ongi need kohad, kus inimene tegelikult Jumala suhtes ei ole kindel, et see isa tahe minu suhtes on mulle parim. Orb on täiesti kindel, et tal ei ole nagu kellegi teisele peale loota ja mitte midagi ei ole oodata, et elu on lihtsalt üks ellujäämise programm ja see, et saada kellekski või millekski tähenduslikuks, see on täiesti teisejärguline, sa pead lihtsalt ellu jääma. Ma olen üksi ja ma saan loota ainult endale. Ja sellest saab orvu kindlustus. Ja orb katsub ellu jääda ükskõik mis võtetega. Ja kui on vaja teha mingeid liite, tuleb neid teha. Ja samuti ei saa orb olla mitte kuidagi helde, sest ta ise vajab oma vahendeid elust püsimiseks, kuna ei saa olla kindel, kas Jumal mind homme varustab sellega, mida ma vajan. Nüüd selline kindlustus on aga täielikult ligipääsetav teemonlikule mõjutusele. Piisab ainult inimesest selle mõtteviisi üles äratamisest ja teda on võimalik täielikult kontrollida. Ja kui asetada hirm varustuse ja kaitstuse kaotamise ees, kui asetada selline hirm sinna kultuuri sisse või kultuuri konteksti, siis see hoiab inimest täielikult vangis. Ja inimene on selle läbi kontrollitav, ilma et oleks mingisugust teemonit isegi vaja, kes seda eluaset seal hõivatuna hoiaks. Et see hirm on nagu tohutu
selline tugipunkt, kust kõike saab juhtida. Ja vaata, see inimene, kes on vaba, ta ei kujutagi ette, kuidas on elada hirmu all. Ja see hirm on niivõrd reaalne kogemus. Ma mäletan mõned aastad tagasi, kui ma Norras töötasin ja siis vist sõda just nagu ähvardas tulla, et pinged olid juba väga niimoodi üleval ja siis ma rääkisin Norras ühe mehega ja ta ütles, et ma ei saa aru, et miks nad peavad lihtsalt tänavale minema, protestima selle vastu, mida see Putin seal teeb ja lihtsalt tänavale peab minema. Vaata, seda räägib vaba riigi vaba kodanik. Aga kõik, kes on elanud Nõukogude Liidus, saavad ju aru, et see ei ole lihtsalt niimoodi, et sa lähed tänavale ja lihtsalt protestid ja sellest kõik muutub, on ju. Ja siis ma talle ikkagi selgitasin, et see kõik tahavad elada, see ei ole nii lihtne, et teie siin Norras lähete tänavale, aga seal valitseb, see on ühiskond, mis toimib, mis on üles ehitatud ja toimib hirmu najal. Ja sama hästi sa võid öelda, on ju, kulla mees põhjakorealastele, et mingem kõik tänavatele ja küll siis on ju asjad muutuvad. Ja võt siis ta nagu hakkas mõtlema, sest et ta nägi mind endist Nõukogude Liidu kodanikku rääkimas võt sellest päris kogemusest. Mina, kes ma olen elanud seda ja tema, kes ta teoretiseerib selle üle. Võt see on see erinevus. Ja vahest ma olen vaadanud ka neid uuemal ajal tehtud filme, mis räägivad Nõukogude ajast. Ja ma vaatan ja nagu ei usu, ma ütlen sellepärast, et vaba inimene ei oska mängida vangi selle usutavusega, kus vang ise vaatab, et ma saan aru, kuidas see on olla. Ma näen, et Svea vanem inimene noogutab. Ja, et hirmuvangistus on midagi nii reaalset, et see jätab sulle mälestuse, mida sa tunned ära teises inimeses. Ja samamoodi on isapojana vabaduses elamine selline kogemus, mis jätab sulle mälestuse ja sa tunned selle ära teises inimeses ja sa saad seda niimoodi edasi anda. Et kui orb siis elab sellise ootusega, tal on see, eks ole, see vaike seadistus, ootus on puudus, siis sellest saab orvukultuur. Ja vaenlasel on siis alati võimalik ähvardada või kontrollida mõtetega puuduse tekkimisest, isegi kui sul on enam kui küllalt. Ja siis orb ei mõtle oma erilisele tähendusele või eesmärgile, vaid ta tegeleb ainult varustuse ja kaitse küsimusega. Ja varustuse ja kaitse selline algeline vorm on näha juba Edenis. See oli siis enda riietamine ja peitmine. Jeesus meenutab meile iseennast leivana, öeldes Johannese 6:27 ja sealt edasi veel, eks ole, et mina olen eluleib, et taevast alla tulnud eluleib, et kes mind sööb, on ju, see ei tunne iial nälga ja see on tõde sellele, kelle vaim on äratatud üles ja kes tõeliselt on temast söönud ja on saanud kogemuse sellest täissaamisest. Ja ükskõik, mida Aadam ka enne oma füüsiliste silmade kaudu nägi. No Aadam ju nägi, eks ole, füüsiliselt ta nägi seda hea ja kurja tundmise puud ja ta nägi seda vilja ja see tegi ta silmadele himu. Aga see, ükskõik, mida ta füüsiliste silmadega nägi, see ei tootnud temas pakilist vajadust varustuse ja kaitse järele. Sest see isa ligiolu oli nagu lõpuni tunnetatavalt piisav. Aga hing ei tunne ära ühtegi teist vajaduse täitmise allikat väljaspool teda ennast. Nüüd huvitav on minu meelest see, et New Age'i maailm, võib-olla olete kuulnud ka ju, propageerib seda universumi usaldamist.
kus noh, räägitakse niisuguseid väga kõlavaid ja ilusaid sõnu, et lase universumil enda eest hoolitseda ja vaata, kuidas asjad lihtsalt tulevad sinu juurde. Ja see on tegelikult võltsing sellest isa usaldamisest. Ja vahel sa võid kuulata, inimene räägib sellest nii veenvalt, et sa isegi vaatad, kuule, ta usaldab rohkem kui mina Jumala lapsena. Aga muidugi see on selle võltsingu tulemus on see, et vaata, pane tähele, sul ei ole Jumalat vaja, hoolitsedes oma varustuse ja kaitse eest, et nii-öelda see universum toimib ilma Jumalata ka sinu kasuks. See on ju selle asja eesmärk, näidata ja tõestada seda. Aga siin lõpuks ikkagi me näeme, et inimesed jõuavad oma eluga täielikku ummikusse ja see originaal, mida Jumal on pannud paika oma poegade jaoks väljaspool tema poegi siiski ei toimi, pojaks olemist. Nii et ainus võimalus pääseda sellest orvu kultuurist on omandada see identiteet, ma tegelikult olen vaim riietatud lihasse ja mind ei defineeri mitte see liha ja tema vajadused, vaid vaim, kelle Jumal Aadamasse hingas. Ja ei ole olemas viljakamat pinnast teemonlikele kavatsustele inimeste suhtes, kui seda on orvu mõtteviis. Ja see orvu mõtteviis on saanud nagu peamiseks suunaks kogu kultuuri mõjutamises. Ja see läbiv selles kõiges on teemonlik hirm, sul ei ole piisavalt, sa ei suuda ennast nii efektiivselt kaitsta, varu, relvastu. Ja kui inimesel on mingisugused alad tema sees, ma seda ka mõtlesin, et see ei ole ju niimoodi, et me mitte milleski Jumalat, kas usaldame kõigega või mitte millegagi, et inimese enda sisemus on ka nagu jagatud mingisugusteks regioonideks. Mingites asjades on meil Jumalat väga lihtne usaldada, aga teistes asjades üldse mitte. Ja ei ole nagu sellist maa-ala või isegi geograafilises mõttes ei ole ju mingisugust piirkonda, kus puuduks valitsus. Igasugune ilma valitsuseta piirkond kohe kutsub kellegi, kes seda, eks ole, valitseks. Ja samamoodi võivad ka inimese sees olla sellised piirkonnad, kus on püstitatud täiesti teistsugune, mitte jumalik valitsus, kus valitseb orvu mentaliteet. Ja see määrab ära, kuidas me selles valdkonnas maailma näeme. Ja huvitav on see, et see orvu kultuur tegelikult ta ju tema päris juur, mitte ei ole lihtsalt nagu lahus olemine isast, see on ju see vaheetapp, mis juhtus, on ju, aga ta ju pärineb mässust, sest et saatan mässates Jumala vastu sai tuua üldse selle pattu langemise variandi Aadamani. Nii et võib öelda, et need piirkonnad, kus ei valitse Jumal, seal on mingi mässujuur on seal all olemas, sest et ta ei usalda isa. Ja see kultuur, ütleme sellest hetkest, kui maailm langes, see isatuse kultuur on ju tohutult arenenud igasugustes variatsioonides. Ja näiteks kui see põhjus on ju, miks tuleb rääkida orvule pääsemisest, on see, et ta meil nagu keskkonnas üldse see isaduse kultuur ja kuningriigi kultuur on niimoodi kaotsi läinud, et ei teki enam mingisugust seost Jumala isaga ja sellise õiglase kuningriigiga, sest et seda peaaegu, et ei ole enam selles keskkonnas, kus me oleme, polegi olemas. No näiteks et mis variatsioonid on isa puudumisel, et kus see orvu kultuur inimeste sisse niivõrd sügavalt saab,
näiteks kui isa on kodus vaikne, ta on küll füüsiliselt olemas, aga ta tegelikult ei võta osa sellest, mis kodus ja laste eludes toimub, siis laps samamoodi kasvab isatuna. Ja vägivaldse isaga kasvanud lapsed on samuti lahutatud sellest hea isa kultuurist, mida isa peaks majja tooma. Ja kui isa puudub, siis tegelikult laps omandab selle kultuuri, kes teda kasvatab. See nagu on ka huvitav, et enamasti on siis selleks väheste vahenditega ema, kes omakorda teeb ju tohutuid pingutusi, et pere varustada. Ja see ei ole see, et emad ei suudaks lapsi varustada, vaid nad on täielikult hõivatud elatise teenimisega. Ma usun, et see on teisiti emadega, kes kannavad endas seda isa kultuuri ja õpetavad lapsi varakult ka oma eeskuju ja eluga nagu toetuma Jumalale kui isale. Aga meie reaalsuse defineerib meile kõige nagu tuttavam mõtteviis. Et kui sa räägid, seda ma ise nii palju näinud, et kui sa räägid, ütleme, ühele inimesele isast, kelle jaoks juba sõna isa on niivõrd valus kuulata, siis ta ei suuda isegi Jumala poole pöörduda, et kallis taevane isa. See on täitsa välistatud. Ta ütleb, ma ei suuda. Võt, et sellised ühendused on ju inimeste peas loodud. Et isadus sellises piibellikus vormis on üks haruldasemaid ja elukorraldusi tänapäevas. Nüüd huvitav on see kadunud poja lugu, et kuidas seal see kadunud poeg tuleb isa juurde tagasi, kuidas taastatakse tema poja seisus. On ju esimene asi, mida isa teeb kadunud poja loos, on, et ta riietab ta ümber. Et see lihast identiteet asendatakse vaimidentiteediga. Teiseks tema meelevald taastatakse sõrme ellujäämisest valitsejaks. Ja kolmandaks ta saab jalanõud jalga. Tähendab, et sul on saatus, milles kõndida. Sa ei ole enam paljajalu ja ilma saatuseta. Ja võt nüüd see on asi, milles inimesed, kes on siis saanud päästetud, sisenenud sinna kuningriiki. Võt nende see ümber riietamine, sõrmuse ja jalanõude kätte andmine, võt see on see, milles siis poeg peaks kasvama. Et ta jääks enam ka Jumala riigis on võimalik jääda orvuks, aga et kasvada sellesse poja seisusesse, õppida täielikult kogema teda, usaldama Jumalat. Vot, aamen praegu. Nii Hillar võttis mikrofoni, tegi lahti. Ma tahtsin seda öelda, et see ongi ju läbi selle kogemusega, et mina olen ikka toonud selle näite, et kui naturaalses plaanis nüüd kellelegi sünnib laps, siis laps ei tunne oma vanemaid. Ta on üks väikene imik, ta ei tunne oma vanemaid tegelikult. Ta õpib tundma oma vanemaid. Ta kasvab ja õpib tundma oma vanemaid. Ta ei tunne tegelikult oma vanemaid. Ta näeb, üldse laps sünnib, ta on üldse 20 senti nägemishalu, kui imik sünnib, ta näeb seal emme rinnapiirkonda, näeb 20 senti, nägemist ka pole peale mingid instinktid, mingid asjad, eks, aga ta õpib, kasvab, ta õpib tundma, lõpuks näeb kedagi paremini, siis näeb kedagi teist paremini, kuuleb häält, reageerib sellele, õpib eristama, ema, isa, ja tegelikult, kui sa sünnid vaimulikult, siis samamoodi. Sa kogesid midagi, sa kogesid seda päästerõõmu, vabadust, Jumala armastust, eks. Aga nüüd sa pead hakkama nagu edasi astuma järgmist päeva, eks. Ja nüüd on nagu need kohad, need väiksed otsuse kohad ka, et nüüd sa siis pöördud tema poole. Ja nagu me kõik teame, kuidas armastada taevane isa, siis nende vastsündinutega väga hellalt ringi käib, nagu sa palvetad, palve vastus põmdi postkastis, eks. Ainult ütled
juba tuleb ja täiesti imelised viisid, need vastsündinute tunnistused, need on ju täiesti crazy'd tegelikult on ju. Et noh, me õpimegi ju oma isa tundma, et ta on hell meie vastu. Ja mina oma elus olen kogenud, ma ikka ütlen, et kuidas ma olen Jumala armu õppinud tundma läbi oma kõige suuremate läbikukkumiste, kus ma olen ise kõik valesid teinud, mis ma üldse olen suutnud nagu mööda panna. Ja siis see, mis just on nagu mõjunud ja nagu hävitanud seda ormu mõtteviisi ja sellist, on just see, et isa on täiesti ilma igasuguse süüdistuseta ja noh, kuidas ma ütlen, ülipositiivselt minu suhtes reageerinud. Ta ei ole mingit süüdistused seda, on ju, vaid põhimõtteliselt on see, et tõuse nüüd püsti, on ju, sellest oma masenduse ja hädalduse sellest, on ju, lähme nüüd edasi, et umbes mul on üks parem tee sinu jaoks ja parem lahendus ka, et ära siia jää, et lähme nüüd siit edasi. Ja kui sa niisuguseid asju oma usuvalgu nagu korduvalt koged, on ju, see usaldus kasvab. Sa tead, et mina võin metsa panna ikka kolinaga, on ju, aga alati on lahendus. Alati on lahendus, et ei ole sellist olukorda mu elus, et ei ole lahendust. Ja vot see tekitab usaldust, on ju. Et siis kui kasvada, on ju, eks, ja su ellu tuleb veel mingisugused kõvemad vastutuuled hakkavad tulema, on ju, siis on seesama asi, et sa juba tead, on ju, et ma ei tea, kuidas see asi siin laheneb, on ju, aga ma tean, kes on minu Kalju ja kes on minuga, on ju. Vaata, on olemas veel üks ühelt poolt nagu masendavam, aga teiselt poolt veel tohutult rohkem lootust andvam olukord, kus sa nagu ei jaksa enam üldse võidelda. Kus sind enam üldse isegi ei huvita, mis sellest asjast saab. Ja kus sind isegi enam ei huvita see teadmine, kas see asi üldse lõpeb või millega see lõpeb. Sa lihtsalt nagu elad ja siis sa näed ikkagi ühel päeval, et Jumal isegi toob sind sellest ka välja. Sest ta ju ütleb, et tal on surmast ka väljapääs. Ja siis ei sõltu enam sellest, mida sina ikkagi usud, usaldad, loodad, ikkagi veel ponnistad ja võitled. Vaata, Jumal isegi siis ka toob välja. Sest ma olen olnud olukorrast, kus keegi ütleb, sa pead ikka võitlema. Sest ma ei jaksa enam. Las olla, mind ei huvita enam. Aga Jumalat ei häiri see ka mitte, vaata ta on nii hea. Ta on järjekindel meie suhtes, vaata. Ta on järjekindel, kui meie oleme. Sest temal on algselt juba plaan olemas ja nagu ikka see tõdemus, et ta teeb vahet, on ju, et kas mässumeelel on ju või ebaküpsusel, eks. Ta teeb isana vahet, on ju sellel, et ebaküpsusel sealt tuleb lihtsalt aidata ja julgustada ja õpetada, on ju, aga mässumeelel sealt tuleb korrigeerida, on ju, eks. Ja noh, ja see on nagu see vahe ka vanemana, on ju, et sa teed vahet ja eristad, et see aitab sul üles kasvada. Aga vaata, Jumal ei teinud Jeesusele tema meeleheites või sellises nõrkuse hetkel, Jumal ei teinud isana etteheited, et Jeesus, kuidas sa siis nüüd kahtled minus? Või Jeesus, kuidas sa siis nüüd nii meeleheitel oled, et kas me siis ei rääkinud enne või? Ei. Jeesusel oli lubatud olla meeleheites, isegi võib-olla, ma ei tea, kas kahelda, oli lubatud. Pidi olema, sest et muidu oleks ebavõrdne. Ta pidi olema nagu meie. Selle koha pealt ta kannatas kõike seda, mida meie kannatasime, nii et heitlused, võitlused, nagu ütleme, et ma ei jaksa enam, ütleme, need tunded ei saa tal olla võõrad. Jaa, Jeesus teades kõike, ma praegu leidsin selle kirjakoha üle, ma mõtlen, et korraks võib proovida ennast asetada sellesse hetke, on ju, kus Jeesus teadis, et see on viimane paasatalle söömine tema, eks ole, planeedil Maa ja hapnemata leibade esimesel päeval, kui paasatalle veristati, ütlesid tema jüngrid talle, kuhu sa tahad, et me läheme ja teeme ettevalmistusi sulle paasatalle söömiseks.
Jeesus teadis, et see on viimane. Aga jüngritel oli nagu lihtsalt üks paasatalle söömine sellest kõigest rivist, on ju. Et see ei saa nagu kujutada ette, et Jeesus täis usaldust isa vastu ütles, et jah, et minge mööda seda tänavat, et näete seal kruusiga seda inimest ja temale öelge seda ja toda ja noh, Jeesus võis ka selle koha peal mõelda, et aga mis saab? See kõik võis teda kohutada sellel hetkel väga-väga. Aga kas ta oli sellepärast vähem poeg, sellepärast, et see korraks teda kõik kohutas? Ei olnud. See on Heebrealaste 5:8 ütleb ka, ja olles küll poeg, õppis ta kuulekus selle läbi, mida ta kannatas, ja kui ta oli saanud täiuslikuks, sai ta igavese pääste toojaks kõigile, kes on talle kuulekad. Et see on nagu, ta õppis kuulekust ja oli saanud täiuslikuks. See kõik on protsess. Sellest kõiges on ainult protsess, järelikult ta läbi selle, mida meie peame läbima, tal ei ole mitte midagi võõrast. Ta sai täiuslikuks ka kõiges selles, olles kohutatud, olles korraks ebakindel, olles korraks kahtlustes, ta kõiges selles sai täiuslikuks, sest ta jõudis kohale. Religioon tõenäoliselt nii-öelda väriseb, see ei ole, ta oli Jumal, ta oli nii-öelda nagu vankumatu, aga selles ongi meie evangeeliumi, Kristuse evangeeliumi erilisus, et ta kannatas kõike seda, mida meie kannatasime, ta tunneb, ta samastub, ta teab ja sellepärast ta saab olla kõrval, ta saab hoida käes kinni ja samas ta saab öelda ka, et sa suudad seda. Ja ta ei ole kõige selle keskel vähem poeg, eks ole. Jah, täpselt. Et mõtted ja asjad võivad olla, aga vaata, et see on see, et sa käid selle tee lõpuni. Et noh, nagu ta ütles seal Luuka evangeeliumi, kus selle oli. Ühesõnaga, ütleb selle, et kuidas mu hing on küll nüüd ehmunud, aga selleks ma olen tulnud, on ju. Et see juba näitab, on ju, et sa inimene, sa tajud aega, sa eristud aega, sa tead juba, sul on tegelikult mitte koha pealt, ega püha vaim on juba andnud talle teada, et ega ta teab, et see Jeruusalemma minek on seekord viimane, ta käis seal mitmeid kordi, aga nüüd see on nüüd viimane, on ju. Ütleb jüngritele ka ju seda, on ju, eks, ja kõike seda, eks. Et sa lähed selle teadmisega, et sa võiks nagu hästi, see ei ole üldse võrreldav, on ju, aga selles mõttes nagu sellise hästi inimliku mingi tasand, et mingi inimene teab, on ju, et tal on operatsioon ees. Raske operatsioon, et seal on öelda, et seal võib nii ja naa minna, on ju. Ja siis sa praed selle sees, ütleme, sa oled jumala inimene, eks, sa oled minemas sinna, vaata, sul käib ka väga palju asju käib läbi sinust, on ju. Mõni inimene hakkab võib-olla koduseid ette valmistama, on ju, mida iganes, mis seal kõik on, aga nagu sa lähed ja sa pead tegelikult, see on ka nagu väikene ristiga teekond, on ju, sa lähed sinna, sa ei tea, et kas sa nüüd et sisse lähed, aga sa nüüd välja ka tuled või kas sa nüüd samamoodi välja tuled, aga see on midagi sama, et siin kõik need emotsioonid, mõtted, kõik, mis sul läbi käivad, on ju, et sa pead olema, toetad küll Jumal, aga see ei tähenda, et sul neid asju ei ole. Ja selle kõige juures ei ole see vähem poeg. Just. Mina olen nagu kogenud seda, et need olukorrad ja asjad, et miks nad tulevad, on ikkagi see, et meie südamed saaks muudetud täiesti. Mis on see nagu see põhiasi ongi, et südamete ümberlõikamine ja südamete muutmine. Ja see on see, et Kristus saaks kuju meie sees. Ja tuleksid esile need vaimuviljad, et Jeesus on see eeskuju isast. Et me elaksime nende vaimuviljadega ja mis seal on andestav, lohutav, kannatlikkus ja see, et me täiesti paneme oma jõu ja lootu, kõik asjad isa peale, et me õpiksime suhtlema temaga, hüüdma appi
appi rääkima ja paluma tema käest ja tema on see, kes varustab meid nagu kõigest. Ja mina olen saanud aru, et noh, mis iganes. No need õpetavad need olukorrad, kus me läbi, need on alati, ta ütleb ka, et ta pöörab need kasuks. Ta pöörab meie heaks. Mitte, et need olukorrad on nii toredad ja nii mida kõike, aga ta selle läbi teeb meie sees midagi väga vägevat, sest see on tema tõotus. Aga just see, et meie südamed, see ongi see protsess. Ma usun, et ta tahabki seda kätte saada. Ja üks asi mõtlesin, vabandust, ei, ma mõtlesin ka seda, et me nagu näeme tema headust läbi tegude, eks ole, et mingid teod, aga et meile räägitakse, et kes isa ise on, vaata, sealt tulevadki, ta on andestav, ta lohutab, ta nagu hellitab, nagu need osad nagu ka sinna juurde. Et aga samas jälle armastus ei ole ainult tunded, eks ole, armastus on teod. Et selliseid mõtteid tuli siin veel. ja ma mõtlen, et ma saan aru, et võib olla täiesti nii raske, et sind ei huvita mingisugune õppetund või mingisugune tulemus sellest kõigest, nüüd üks päev üks hea asi tuleb välja. Lihtsalt see ei huvita. Ja võib-olla ainus, mida sa selles olukorras suudad teha, on see, et sa ütled, Jumal, sa näed. Ma ei peida su eest midagi. Mu sees ongi siuksed tunded. See ongi nii valus. See ongi nii paha. Ja nii ongi. Ja see motivatsioon seal juures, et küllap siit midagi nüüd Jumal murrab ja teeb, see sellel hetkel ei paku isegi mingisugust pinget. Sa mõtled, et see oleks huvitav siit eluga pääseda. Ja see on kõik. Ja huvitad, ma just täna nagu ühe inimesega siin kirjutasin natukene, et mis puudutab, et see kirjakoht, mis täpselt Sepp ütles, et kõik tuleb, eks ole, kasuks neile, kes tema armastavad. Ja siis ma mõtlen, et väga raske on seda mõelda niimoodi kõike hõlmavalt. Sest et mingisuguste asjade suhtes, ma ütleks inimlikult, mul on küsitavusi, et kas kõik ikkagi tuleb kasuks. Aga mida mul ei ole keeruline mõelda, on see, et kui ma inimesena selle pitsituse läbi ka suren, nii-öelda mingisugustes valdkondades enda sees, siis see sõna, mis ütleb, et Psalm 68:21, sest Jumal on meie pääste Jumal, Jumal meie issand toob välja surmastki. Mul oleks hea meel, kui ta meid sellest olukorrast kui surmastki välja tooks. Ka sellest piisaks mulle. See, et sellest saaks veel kasu, on minu jaoks niisugune miraaž kuskil. Ma ei teagi, kas ma seda kunagi kätte saan. Sõna kasu äkki, sellel on palju suurem tähendus ja midagi muud. Ja see kasuks tavaliselt on nagu vaimses kasvus, toob alati kasu. Vaimses kasvus. Jah, ma ei tea, ma mõtlen siin, et nagu kas või need emad, kes on oma lapsed kaotanud, et väga traagilised asjad, väga keeruline on neile rääkida, et ole kannatlik, sellest on kasu. Et ma pigem selle koha peal mõtleks, et see on selline surm ja suremine, et ma pigem usun, et Jumal toob meid sellest surmast välja. Ja väga raskeid olukordi on, jah. Nagu see psalmist seal ütleb, et umbes, et pilkane pimedus on ju, et prohvetit ei ole ja keegi ei tea, et kui kaua veel. Vaata, see on see, mida paljud inimesed kogevad oma elus, on ju. Aga selle sees on huvitav see, et kui sa nendes asjades oled, et mida sa oled nagu kuidagi tajunud, see on see, et sa oled nendes olukorras, kus inimesed on ju, siis sa võid öelda, et näiteks, et Jumal,
et ma ei näe pointi selles, on ju, et ma ei näe, et ma kuskil oleksin kuidagi paremuse poole kasvanud. Mulle tundub, et ma olen täiesti maha käinud, täiesti nagu tagasi kukkunud, tagasi seda, on ju, võib inimene seal väljendada, on ju. Aga see tõdemus on selles, et mida ma olen tegelikult ka, isegi teiste käest kuskilt niimoodi on see, et tegelikult see on nii varjatud Jumala töö, mida sa ei registreeri ise. Sa ise võidki kogeda, et tunda, et sa oled täiesti nagu tagasi läinud suurte sammudega. Võiksid endale mingil maad öelda, et tagasi langenud või kuidas igas toredaid väljendusi kasutada, on ju. Aga Jumal teeb oma nähtavat sügavat tööd nii, et sinul pole mitte mingit õrna aimugi. Siis, kui see hulluse periood läbi saab ja siis sa vaatad sellele tagasi ühest teisest kohast, siis sa vaatad appi. Aga sellised asjad, sa avastad siis midagi, aga sa ei avasta seda enne, kui see periood on läbi. Selle perioodi sees sa oled nagu sellises kummitoas, kus üks lükkab, teine lükkab või nagu boksi ringis, on ju, et algul saad knockdowni, siis tuled püsti, saad uue knockdowni, on ju, eks, ja nii edasi, on ju. Et selles hetkes võid praegu niimoodi rääkida, aga kui sa oled selles kõige selles augu põhjas, on ju, oled selles niimoodi, siis on täpselt selline tunne, et millal see lõpeb, see tähtaeg on teadmatu. Ta ütleb, et ta lohutab ja trööstib, on ju. See on nutke nutjatega, naerge, kellel on, eks ole, hästi, et me oleksime kõrval ja trööstiks ja oleks toeks siis oma õdedele, vendadele nendes olukordades. Sest Jumala vaim aitab seda, aitab üheskoos läbi minna. Mina mäletan, mina ei teadnud nii palju asju, mind ei osatud isegi aidata. Nagu kuidagi nagu Jumala tõotusi või asju või julgustada ja keegi ei rääkinud ka mingit kogemust asja. See oli nii raske, et kui keegi oleks rääkinud natukenegi et mismoodi Jumal teeb asju ja need olukorrad võivad sündida, aga mitte, et sa oled nii teadmatus ja kui sa oled nii stressis ja teadmatus, siis tundubki, et nüüd on nagu kõik otsas, on ju, siis on see hirm veel suurem, on ju. Sa ei tunne ka veel Jumalat nii hästi. Aga just see, et see nagu see hingehoidlik või ütleme siis nagu vaimus toetav abi oleks meil kõrval. Et see on minu arust nii oluline. Et ei jää üksi, aga ma saan aru, et inimesed, Jumala rahvas ka ei oska ise selle asjaga toime tulla ja teadmised puuduvad. Ja siis sa ei ole vaimus veel nii ise tugev, et sa toetaksid ja aitaksid. Et tihti ongi see kriisides ja leinas, et põgenetakse eest ära, sest ei oska ise ka selle olukorraga nagu midagi teha. Ma just mõtlesin ka, et selle Ajami kogukonnale ka, et kes iganes täna siin on või kes kuulavad seda, et kui sa oled mingites, mis iganes olukordades oled, mis on rasked, siis ära jää nagu üksi. Nagu see olukord on, et püüan kuidagi hakkama saada. Oluline see, et sa jagad selle välja, kui sa selle välja jagad, seal tuleb üks kergendus tegelikult sellest peale. Väiksekene. Ja esiteks see, et sa ei ole üksi, sa tegid selle teatavaks ja Jumala vaim mobiliseerib palvetajaid selle tõttu, sest et kurat tahab nagu isoleerida ja et sa oleksid selles pimeduses kuskil, et sa tood selle välja ja tegelikult sealt tuleb ka üks vabanemine tuleb esile nagu sellest. See tuleb ära võtta see süütunne ja süüdistamine, millega kurat tuleb kohe, vaata, mis sa ise tegid või vaata, mis su perekonnas on või vaata see sulle ja siuke, et see tuleks nagu täiesti maha võtta. Et Jumal ei süüdista, mis iganes olukorrad, asjad tekivad ja võib-olla tegingi valesti asju, mis siis, vaid sealt tuleb väljapääs, et see ei ole süüdistus ja jää süü alla. Isa ju kutsub vaata Heebrea kirjas, et läki siis julgusega. Tema armale ette ükskõik mis olukorra julgusega, tema kutsub, ise kutsub, läki julgusega. Tule minu juurde, räägi minuga seleta, et see on nagu selline isa on meil, et teinekord on selline olukord, sa ei saa aru, mis toimub, et sa võid olla kõik enda arust õieti teinud,
kõik oled nagu sooritanud, mitte miski ei toimi. No absoluutselt ei toimi, lihtsalt ei toimi. Ja siis oledki, mis sa siis teed? Nüüd on see valiku koht, mis ma nüüd teen selles olukorras? Kas ma ütlen, et vaene mina või on ju, hea on, kui sa leiad kellegi oma kõrvale siis. Teinekord võib-olla sa ei jaksagi palvetada, aga sa leiad kellegi enda kõrvale, kes jaksab palvetada. Et kaks tükki see augu põhjas olla, keegi peab olema nagu seal ülevalpool, kes sirutab kätt. Augu põhjas on alamine, aga keegi peab saama nagu selle käe sirutuse teha. Amen.